much on my way, no rush. Tallinn Fashion Week on alanud ja täna siin kultuurikatlas selgub nii kuldnõela kui hõbenõela võitja ja samuti saab näha Aldo Järvsoo ja Riina Põldroosi moeshow'd. Meigitiim koosneb proffidest. Katrin Sangla siis on Max Factor toodetega kõiki modelle kauniks meikimas ja modellide soengute eest hoolitseb siis Salon Shop ja just Orby brändiga tehakse luksuslikud soengud sügismoe jaoks. Aili, ma kuulsin just, et sa tulid eile nagu põhimõtteliselt lennuki pealt hüppasid siia Fashion Weeki soenguruumi. Eile õhtul tulin siis Alternative Hair Show'st, kus esistasin Eestit ja me tegime sellise suure soengukunstiga olime laval ja tunded on siiamaani ülevad, aga mul on väga hea meel olla siin Eestis tagasi ja teha Tallinn Fashion Weeki. Ma vaatan, siin on siis brändiks Orby ja soengud on sellised tegelikult väga loomulikud. Jaa, selles mõttes, et sel korral või tänasel päeval vähemalt on natukene sellist soengukunsti, aga enamus soengud moelaval on meil tagasihoidlikud, aga stiilsed. Ja muidugi parima brändiga Orbyga töötame siin, sest see on mu üks lemmikuid ja tänane siis toode, mida me kõige rohkem kasutame, Maximista. Aga edu ja jaksu teile siin moenädalal. Aitäh, edu on meil vaja. Tallinn Fashion Weekil osaleda, mis tunde see tekitab ja see ei ole ju ometigi esimene kord sul? Ei ole esimene kord, on teine kord. Eelmine kevad ma sain ennast tutvustada, kes ma olen ja nüüd juhuslikult olen ma selle ratta peal ja nüüd tuleb tõsise kollektsiooniga välja tulla ja ma loodan, et ma suudan ennast tõestada. No mina tean ka, et sul on ikkagi küllaltki limiteeritud kollektsioonid ja näiteks mida kannab Anu Saagim, paljud küsivad, aga mitte teps kõik ei saa. Ja tegelikult on niimoodi, et ühte sama toodet mul liiga palju ei ole, aga tihtipeale jääb selline mulje, nagu seda ühte toodet oleks rohkem, kui teda tegelikult on. Ja saladuskatte all ma mainin ka Buduaari vaatajatele, et Buduaari ajakirjas ilmub varsti jõulukaart, kus kõik meie toimetuse liikmed kannavad sinu loomingut. Liisi, ma tean, sul on 3-kordselt magamata ööd, aga see rõõm on suur ja kust nüüd edasi? Mul ei ole seda järgmist instinkti veel tulnud ja ma olen väga instinkti inimene, ma lähen alati instinkti peale, nii et eks ma ootan seda signaali teadet kosmosest, et kuhu ta mind järgmisena suunab. Aga ma arvan, need värvilised komplektid on just see, mida me vajame oma kaamose hooaega ja kellel sellest veel vähe jääb, siis saab leida ka sinu disainitud voodipesukabamast, on ju nii? Absoluutselt, et siuke väike annus Liisit ka argimaagiasse. Igatahes palju õnne sulle kuldnõela puhul ja sa oled seda iga millimeetrit oma loomingust väärt. Ma tänan. No Fashion Weeki esimese päeva avapauguks oli siis Aldo ja Riina show. Ma arvan, ei vaja tutvustamist need nimed ja kõik ootavad igal aastal, mis siit tuleb. Ja tuli inspiratsioon, Riina, sul kust? Minu inspiratsioon seekord oli sellisest sädelusest, mis on nagu talvises öös. Ja ma märkasin seda, et Aldol vastupidi siis kadus huvi täielikult litrite vastu ja tuli täiesti must kollektsioon. Mulle pole kunagi meeldib must, mulle praegu meeldib. Sellepärast, et kui tütar ütles, et must on äge ja tätsid ja see loeb. Ma arvan, need Marimasso peakatted ja siis meie vahva heegeldaja ja issand jumal. Marian ja tema need ehted, see oli nagu väga äge kombo kõik koos. Ja kui nüüd Buduaari vaatajal tekkis soov soetada see must kollektsioon või litreid või ketlini huvitavaid sellised raudrüütaolised kleidid täitsa, kust teid siis leiab? Roosikrantsi tänavalt. Embassy Fashion Studio asub Roosikrantsi 15. Ja me oleme tegelikult põhimõtteliselt iga päev avatud ja me oleme ise ka liigume seal ringi, et kui nagu ei leia sealt kohe stange pealt täiesti sobivat kleiti, siis disainerid on kogu aeg majas ja me saame kõik koos midagi välja mõelda. Aitäh teile ja jätkuvat loomingut!